Tere taas, jälle mina siin. Täna tuleb nagu kuulipildujast ümber vaimsuse või spirituaalsuse käib hästi palju lugusid ja soovitusi ja nõuandeid. Olen neid igasuguseid nii palju kuulnud, et tähendab, vastuoluline on kõik, nagu vastuoluline. Vaata, tihtipeale meil on mingisugune visioon või arusaam, milline on nii-öelda siis kõrgel tasemel nii-öelda või heas ühenduses olend, kes on nagu heas kohas ja kelle järgi võiks vaadata. Nii, me tahame nagu luua endale mingisugust kuvandit, milline on nii-öelda spirituaalne inimene või vaimne või ärganud või valgustunud olend. Ja tihtipeale me võtame, paljud võtavad religioonidest, ma ei tea, kusagilt piiblist ja Jeesus Kristus või mingisugune Buda või mingi väga teise ajastu olukord üldse. Ja me ainult saame kuskilt raamatust lugeda ja siis idee on nagu, meil on selline ettekujutus, et selline on ideaalne ja nüüd on piiblis nii öeldud ja nii peab tegema, aga see on üldse teine ajastu. Pane ta siia ajastusse, see Jeesus või Buda ja ma tahan näha selle ajastu neid kõrgel tasemel hingi. Ja siis on erinevad soovitused ja usalda, alistu ja siis tuleb vastuoluline mingi manifesteerija, kõik on sinu vastutada, siis ära taha mitte midagi, siis ja ainult tahtma peab. No igasuguseid vastuolulisi selliseid asju on ja et ainult rahu on ja et see inimene, kes on nii-öelda väga kõrgel tasemel hing on ainult rahus, ta ei tunne kunagi negatiivseid emotsioone, ta ei tee kellelegi liiga mitte kunagi, ta on nagu ideaalne inimene ja ideaalne muster, kelle järgi saab vaadata. No ei ole sellist asja. Igal asjal on oma koht. On väga kõrgel tasemel inimesi, kes võivad või hingesid või olendeid, kes suitsetavad, kes joovad alkoholi, kes mis iganes sõltuvused võivad olla, mis iganes käitumised teatud olukordades võivad olla. Mõni võib olla väga nagu hästi kaootilise närvisüsteemiga ja võib plahvatada, võib endast välja minna. Me ei tea, ei ole sellist ühist vormi. Ja ma räägin kusagilt raamatust nende olendite kohta, kes tuhandeid aastaid tagasi olid ja on lihtne lugeda ja panna mingi ideaalne kuvand peale, et see inimene tegi kõik õigesti. Tema järgi tuleb vaadata. Ja teinekord on, vaata, varjutöö on vaja ära teha. Asjad peavad nähtavale tulema. Teatud asjad teatud etapid on vaja läbi teha. Vahepeal võid isegi autosid põlema panna ja kunagi ei tea, mis teekond ette näeb, mis on nagu vaja teha, mis olukord nõuab. Hetkeolukord, kuidas hetkel ennast väljendab, kõikidel nendel asjadel, kõikidel nendel vastuolulistel asjadel on oma koht ja oma kontekst.
ma olin hästi pikka aega segaduses, nagu hästi pikka aega neid sõlmes, mida rohkem kuulasid inimesi, neid õpetusi, seda segasemaks need asjad läksid. No mitte midagi ei saa aru, no mis asja, üks õpetab seda, teine õpetab teist, kolmas no ei saa, no lõpuks ongi segadus. lõpuks on segadus. kellel nüüd õigus on? aga segadus on hea, jah, segadus on hea, siis segadus tähendab seda, et nüüd saab tulla mingisugune arusaamine, nüüd on taipa, aga kui sa juba tead 100% mõistuse tasandil, siis on lukus, siis oled lukus. nii juhtub paljude nagu enamus õpetajatega, ma näen, juhtub see. Lähevad lukku, kuna nad ei saa enam, noh, nad juba teavad ja nad juba teavad, neil ei saa midagi uut infot peale tulla, või uut arusaamist tekkida, kuna nad juba teavad. Ja see tuleb, see identiteet, see õpetaja identiteet paneb lukku nagu ploki peale. Nüüd siit edasi mina olen kõige targem ja mul ei ole enam midagi õppida. Ja siis minnakse nagu lukku. kuna ego, see identiteet või see, ta hakkab nagu vastu teatud kohtadele, kus oleks võimalik veel areneda. noh, et ütleme nii, et sina oled minu õpetaja ja sa ei ole igavese õpilase mindset'iga või suhtumisega. ja ütleme, et mingit asja ma näen selgemalt ja ma ütlen seda. aga kuna nüüd sul on õpetaja identiteet ja suur uhkus seal taga, siis sul tulevad kaitsed üles, et sa ei näe. okei, läksime vähe teemast eemale. ühesõnaga, pole ühte inimest, kelle järgi nii-öelda saab ainult, kellel on nagu 100% kogu aeg, kelle järgi saab vaadata. ja igal asjal, igal vastuolulisel asjal on oma aeg ja koht. paljude asjadega tuleb tasakaalu, sellepärast ei saa ühte õpetust võtta ja minna nüüd selle ühe õpetusega. järgmisel hetkel on vaja teistsugust lähenemist ja teistsugust suhtumist. ühel hetkel on vaja kasutada kogu seda vaba valiku illusiooni ja tunda, et nüüd sina kontrollid kõike. teisel hetkel on just vastupidine lähenemine. et nüüd lased lahti ja nüüd usaldad nagu kõik, usaldad elu. vot. kõike head.